Kui ma olen 90-aastane, siis kuidas ma tahan, et minu kolleegid ja minu kliendid mind mäletavad? Ma tahan, et nad mäletaksid mind kui liidrit või konsultanti, kes elas selle järgi, mida ta rääkis või õpetas. Juba aastaid olen ma jõudnud arusaamani, et eeskujuks olemine on tegelikult nii juhtimises, juhendamises kui emaks olemises üks kõige olulisemaid ja võimsamaid tööriistu. Mis mind inspireerib? Mind inspireerivad inimesed, kellel on väga hea huumorimeel ja kes on targad. Ma mäletan seda, et mu üks kunagine õppejõud ütles mulle väga olulise mõtte, mille järgi ma tegelikult täna proovin elada. Et ta ütles nii, et ümbritsege ennast alati inimestega, kes on targemad kui sa ise. Et siis on igas päevas võimalik millestki õppida. Ja selle järgi ma olen püüdnud ka elada. Mis on olnud minu kõige tähenduslikum õpikogemus? Et ma ei ole kindel, et see on kõige tähenduslikum, aga kindlasti üks olulistest, mis on mind kui isiksuse kujunemist ja minu uskumusi oluliselt mõjutanud. Ja tegelikkuses see ulatub tagasi juba sellesse aega, kui ma lõpetasin põhikooli. Ma õppisin tollal Tallinna Tehnikagümnaasiumis, mis on Eesti üks juhtivaid reaalkallakuga koole. Ja ma olin seal selline väga hea õpilane ja lõpetasin kiituskirjadega ja kuldmedaliga, et selline läbi lõhki hea õpilane. Ja ma tahtsin keskkooli minna 21. kooli. Ja siis ma kuidagi mõtlesin oma peas selliselt, et mis see on, et lähen kohale, teen need katsed. Eelmisel õhtul veel mu vanemad küsisid minu käest, et Kati, et kas sa õppima ei peaks või kuidagi ette valmistama. Ja siis ma väga tähenduslikult teatasin neile, et ma olen juba 9 aastat korralikult tööd teinud ja õppinud, et mul ei ole vaja mitte midagi teha. Ja mis siis see tulemus oli? Et tulemus oli see, et ma sinna kooli sisse ei saanud. See on olnud minu jaoks üks kõige väärtuslikum õpikogemus just sellepärast, et see on õpetanud mulle seda, et elus ükskõik mida sa teed, et kunagi ei tasu minna mütsiga lööma, vaid alati tuleb olla ettevalmistatud. Ja ma usun, et oma elus täna ma selle järgi elan, et 99% teen ma asju, milleks ma olen ette valmistatud.